Tervist, mina olen Illar Kohviinavalt ja täna on laupäev 15. juuli aastal 2019 ja ma olen siin selle jasmiini juures, mis hästi lõhnab. Aga tegelikult ma tahaks rääkida hoopis Tartust, õigemini Tartu Ekspressist. No kuigi see leht on selline, et sellele ei ole mõtet nagu reklaami teha ei eas ega negatiivses mõttes, aga ma siiski tahaks ühel teemal nagu rääkida. Siin kuskil kuu aega tagasi, mis ma saatsin Tartu Ekspressile, saatsin intervjuu, mille ma tegin Tiit Eiki Ainsaluga. Ja siis ma pidevalt küsisin selle peatoimetaja käest, Kaur Paabessi käest, et millal see intervjuu siis ilmub või mismoodi, ja siis ta ikka kogu aeg saad vastus, et ikka on läbirääkimislaual, eks ole, aga siiamaani ta avaldatud ei ole. Aga siis neljapäeval, kui ma tulin Pärnust tagasi ja olin Tauri kauplusest, siis parajasti Tiit Eik helistab mulle ja siis küsib Tartu Ekspressi ilmunud loo kohta, sõnaga, et milles oli minu nimi all, et selline lugu on ilmunud, et selline irvitav ja selline, ma ei saanud nagu asjale nagu pihtagi esimese hooga, et mis lugu see on, et mina teadsin, ma saatsin intervjuu sinna, ei oska nagu midagi öelda, ma ütlesin, et kui ma koju lähen ja vaatan, et siis ma tean nagu rohkem öelda. Nii, kui ma koju jõudsin, vaatasin seda lugu ja sõnaga, et see oli ikka üks alatuse tipp, mis oli tehtud. Nii et Tartu Ekspress oli mingisuguse kuradi plära sopa kokku plärtsinud seal ja siis paberlehe variandis oli nagu loo autoriks mingisugune Sten Sang märgitud sinna, aga siis selle veebi variandis oli Illar Kohv autoriks pandud ja siis ma hakkasin seal selle Tartu Ekspressiga sõdima, et kuulge, et mis toimub, et mina ei ole sihukest teksti nagu nüüd küll kokku pannud, et kuidas saab Tartu Ekspress niimoodi teha, et paneb mingisuguse kuradi sita klopsib kokku ja sõnaga siis paneb siin nagu minu nimi alla, et mis õigusega sõnaga, et pidin juba asjaga pöörduma avaliku sõna nõukogusse, et asja lahendada, aga siis siis nii kaugele sain ikka asja viidud, et sealt et lõpuks ikkagi võeti minu nimi sealt ära ja pandi siis Tartu Ekspress nagu selle lool alla seal. Et samas ma mõtlen nüüd seda, et kuna Tartu on heade mõtete linn, eks ole, ja samas, et Tartu Ekspressis on üks nii-öelda mõjuvõim ühel mehel, ma ei hakka ta nimi siinkohal nime mainimagi, sõnaga täitsa mõttetu mees minu silmis, kes sõnaga kerjab rahvalt raha, pidevalt paneb oma neid pankakonto arveid, paneb ja sõnaga tahab raha saada ja selline mees on siis Tartu Ekspressis mõjuvõimas mees, kes otsustab, mida avaldada, mida mitte, kuidas avaldada, ma ei oska selle kohta muud öelda, et see on nagu, ei olegi nagu sõnu selle kohta öelda, et mis asi see Tartu Ekspress üldse on, et mina selle lugeja nagu ei ole, aga need teemad ma vaatan tavaliselt veebist üle, sõnaga, aga sukene üks mõttetu solk, ütleme niimoodi, midagi muud selle kohta öelda ei saa, ja kui arvestada sellega, et klopsitakse kokku veel sellist paska ühe sõnaga, mis midagi väärt ei ole, selle pannakse lihtsalt suvalise või sellise nagu minu nimi alla sõnaga ja siis, et see on juba üle mõistuse asi käib, et keda nad tahavad lolliks teha, siis mind või iseendit, et mul tundub, et iseendit teevad lolliks sellega. Et mina sellist asjadega ei lepi, et kui vaja, ma pöördun siis nii kõrgele kaugele, kui vaja pöörduda on, või siis lihtsalt lähen kas või kirvega kallale mõnele seal, kes niimoodi teeb, et ega minuga mängida ei tasu. Et selle rahakerjuse ma ükskord võtan ka võib-olla kõrist kinni ja natuke pikistan kõvasti, kui ta oma sigadust tsirkust ei lõpeta, et mina sind sitta ei karda. Et küll sa ükskord näed, mis juhtuma hakkab, kui sa oma sigadusi ei lõpeta. Mina sul kirjadele vasta enam sõnaga, ja lõpetama kuradi raha kerjamised. Et nii ütlen mina, Illar Kohviinavalt.